Oh my god, ma lõikasin endale just tuka. Ja see ei sobi nagu mulle üldse. Okei, nali, see ei ole tegelikult päris tukk, see on... Oh joo! See tegelikult käib ära. Ma kunagi ostsin selle tuka ja ma koristasin ja ma tahtsin seda just ära visata. Kuna see oli nii ebaloomulik ja nagu paistis täiega välja, eriti siit nagu ülevalt, siis enne äraviskamist ma mõtlesin, et ma proovin toonida selle sama tooniaga seda, millega ma oma enda juukseid toonin. Ja ta oli selline super rõve kollane ennem. Ja selle tooniaga ta läks nagu päris hästi minu enda juuste värvili, et ma mõtlesin, et ma teen väikse nalja teile. Sorry, kui see liiga clickbait oli, aga ma ei tea, mulle meeldib siukseid pränke ja nalju teha ja hull pränka, aga okei. Tegelikult ma tahtsin hoopis selles videos teile paluda mulle küsimusi esitada, ehk siis kommenteerige siia video alla ja küsige minu käest ükstapuha mida, nagu ükskõik mida. Aga ma tahaks filmida teile Q&A video ehk siis küsimuste ja vastuste video, aga selleks oleks mul vaja küsimusi, millele vastata. Ja ma mõtlesin, et ma ei hakka seekord netist mingeid suvalisi küsimusi otsima, vaid küsin teie käest, mida te tahaksite minu käest küsida ja ma vastan neile küsimustele. Mis siis veel? Ma just filmisin video, kus ma proovisin oma vanaema, ehk siis oma teise vanaema riideid selga, kes on varsti juba 100-aastane. Ja kuna ma kunagi filmisin video, kus ma proovisin oma teise vanaema riideid ja ka oma ema riideid, olen ma ühes videos proovinud. Ja seekord ma mõtlesin, et ma üritan ka oma vanaema nooruspõlve aegseid siis soenguid ja võib-olla natuke meiki ka veel teha järgi. Ja millalgi varsti peale seda ja siis peale küsimuste-vastuste videot läheb ka siis see video üles. Mis ma täna veel teen? Just ma siis filmisin selle vanema video, ma nüüd lähen kohe varsti viin talle tema riided tagasi. Ma ei tahtnud nagu tema juures filmida. Ja siis ma käin ka postkontorist läbi, sest et üks minu Beauty Bay tellimus on kohale jõudnud. Okei, mul ei olnud plaanis seda praegu filmida, aga kuna ma sain pakiteate ja ma sain just oma Beauty Bay paki kätte, siis ma mõtlesin, ma filmin seda. Kui te nägite ühte muu teist videot, kus ma näitasin, et ma tellisin Beauty Bay'st kontuurimispaleti ja see oli täiesti sodiks. Ja nad õnneks maksid mulle raha tagasi selle eest ja ma otsustasin uue tellida. Mitte küll päris selle sama, aga midagi muud. See eelmine karp oli lihtsalt nii kehvasti pakitud, nagu ma kuulsin, et asjad sees loksusid ja polnud ime, et see põhimõtteliselt see palett katki oli. Ja nüüd ma sain oma uue karbi kätte ja kuulake seda. Et ma mõtlesin, et ma avan selle karbi kaamera ees, et näha, kas siin on midagi tervet või midagi katkist siin karbis. Ja seega mängime praegu ühte mängu. Pange korraks video pausile ja kommenteerige siia video alla, mis teie arvate, kas siin karbis olevad asjad on kõik terved või leian ma siit midagi katkist. Okei, ma loodan, et te kommenteerisite ära ja olete nüüd tagasi. Igatahes ja ma ei tea, vaatame, mis siin siis on. Siin polegi vaja nuga, siis vaadatakse lihtsalt lahti. Muidu kõik ilus karp, aga nagu lihtsalt mingid siuksed paberitükid on siia peale lisatud. Mingisugust mullikelet midagi ei ole. Jumal tänatud. Ma tellisin siis highlighter, bronzeri ja blusheri. Igatahes see on terve õnneks. Siis tellisin ma sellise niisutava sprei. See on ka ilmselgelt terve. Ja ühe ripsmeduši. Ja ühe väga värvilise kirju palleti. No praegu välisel vaatlusel tundub, et see on ka õnneks terve. Siin ei ole midagi. Okei.
pehmenduseks on pandud ainult selline lainepapp siia põhja, ma ei tea. Aga okei. Ma kujutan ette, kui palju seda karpi on nagu loobitud selle transpordi käigus, et see on siuke plekist. Nii, ja tõehetk. See läheb mu kampsoniga päris hästi kokku. Ja tõehetk. Vau, kas tõesti? Kas tõesti on see terve? Nagu näha, siis kile on peal ja tal on mingisugused täkked väiksed sees, aga no see ei ole hullu. Vähemalt on see asi terve. Ma arvan, et ma teen millalgi video nende meiga asjadega ka. Aga see tõesti üllatas mind. Sellise loksuva karbi puhul oli kõik õnneks terve. Nii et ma olin juba täiesti valmis mitte kunagi rohkem tellima sellest firmast, sest et ma kuulsin, kuidas see karp loksus, aga õnneks ei olnud seekord midagi katkist sees. Ja palju enne neile, kes vastasid õigesti, et siin ei olnud midagi katkist sees. Ja ma tahtsin veel rääkida ühest minu eelmisest videost siis, kus ma rääkisin, kuidas ühiskond survestab naisterahvaid siis perelooma, kuigi me elame 21. sajandis. Ja ma kartsin seda videot üles panna, sest et ma ei teadnud, kuidas inimesed reageerivad sellele, aga mul on hea meel, et ma selle video postitasin, sest et ma nägin, kui paljusid inimesi tegelikult see puudutab. Ja ma arvasin ka, et ma ei ole muidugi ainus erand, kelle käest peaaegu igapäevaselt küsitakse, et millal sa siis sünnitada kavatsed. Aga ma ei tea, see vastukaja oli kuidagi hästi tore ja mul on hea meel, et võib-olla keegi pani see video tundma, et ta ei ole üksi. Lisaks kommentaaridele siis kirjutati ka mulle mujale ja ma ei tea, nii tore, et see video kuidagi puudutas võib-olla rohkem inimesi, kui ma algul seda videot postitades arvasin. Et aitäh teile nende kommentaaride ja vastukaja eest. Ja ma üritan ka tulevikus teha rohkem selliseid videosid, kus ma võib-olla puudutan teemasid, millest võib-olla kõik ei taha rääkida ja mis näiteks mind on puudutanud või mida ma olen näiteks tähele pannud. Et kui ma leian mõne teema, millest võib-olla siis sügavuti rohkem rääkida ja arutada, siis ma teen ka kindlasti rohkem selliseid videosid ja räägin teiega. Aga jah, see ongi kõik selleks videoks. Palun kommenteerige, esitage mulle küsimusi ja palun likeige ja subscribeige, kui te veel seda teinud ei ole. Ja näeme teiega juba järgmises videos. Tšau!